No nagu sa tead, ikkagi selle konverentsi peamine teema on Milano Cortina taliolümpia, aga ma arvan, et sinu puhul tuleks minna ikkagi ajas tagasi, sest sa oled nüüd 6 aastat Norras elanud, aga 5 aastat tagasi pärast Pekingi olümpiat sa ju tegid väga konkreetse otsuse, et sinu treeningud hakkavad olema 50 kilomeetri suunitlusega. Tuleta meelde, et millal sul see otsus ära käis, et vot nüüd ma hakkan seda asja ajama. See oli tegelikult päris lihtne, et kui Peking oli ära, siis oligi 2 kuud hiljem olid Norra meistrivõistlused ja see oli 50 kilomeetrit vabatehnikas eraldi stardist, nagu nad ikka teevad. Ja ma olin seal tol hetkel 8., mis on nagu tulemuse mõttes võib-olla isegi jätkuvalt mu üks karjääri kõvemaid sõite, et siis oli nagu tegelikult selge, et seal on nagu potentsiaali nagu kõige rohkem. Ja eks siis jah, järgnenud aastad kogu aeg on nagu olnud ka niimoodi, et need 50 kilomeetri sõidud on pigem nagu tugevavaks küljeks olnud ja viimased 2 tiitlivõistlust on nagu selgelt, kus see fookus olnud on, jah. No kui sa vaatad nüüd kogu seda 5 aastat, kui tõusvas joones või plaanipäraselt sinu jaoks kõik on kulgenud või mis on olnud need suurimad tagasilöögid? No neid tagasilööke on olnud hästi palju ikka, et kus ikka ootad rohkem, aga see käib täielikult asja juurde, aga ma ütleks, et esimene aasta Norras oli kindlasti siuke, kus võib-olla tulemuspõhiselt seda protokollist nagu väga ei leiagi üles, et kus see areng seal oli, siis tegelikult kogu see protsess oli nii algusjärgus, et see õpifaas oli päris suur, et selle arvelt ikkagi tegelikult oli nagu edasiminek korralik. Ja Pekingi aastal siis oli juba ka tulemuspõhiselt näha ja ütleks, et nii suurusjärgus iga aasta siuke 5-10 kohta MK-l on ikkagi saanud tõusta. Et seal mõned aastad seal vahepeal natuke oli, et kus tiitlivõistlused oli ka nagu haige natuke, et kui vaadata nagu tähtsamaid starte, siis võib-olla see areng ei olnudki nii hea, aga kui vaadata ikkagi keskmist taset, siis oli see edasiminek ikkagi tuntav iga aasta. Ja ütleme, et võib-olla siis suurem arenghüpe sai tehtud eelmine aasta, et kui nagu 4 aastat oli treenitud, siis see 5. oli nagu siuke natuke juba rohkem kvaliteedi peale rõhutud, et see baas oli nagu hästi tugevaks treenitud alla. Et see oli siis võib-olla see koht, kus eelmine aasta siuke arenguhüpe tuli ja see aasta, ütleme, see tase oli nagu vähemalt sama, et võib-olla see arenguhüpe jäi nagu tulemata, aga enam-vähem sarnases noodis nii-öelda läks kui eelmine aasta. Me oleme täna rääkinud palju sisseelamisest, et kui sa meenutad, kui sa Norra läksid, et kui järsk see muutus oli sinu jaoks? Tegelikult mul oli asi päris lihtne, sest ma olin enne olnud just 2 aastat USAs ja seal stipendiumi peal on hästi palju norrakaid, kes olid mul tiimikaaslased või konkurendid nii-öelda teistest tiimidest. Siis tegelikult, kui ma Oslosse kolisin, siis oli mul päris hea sõprusringkond seal ees ja ma saingi isegi ühe sõbraga kohe korterisse elama ka, et tegelikult mul läks see nagu väga sujuvalt, et põhimõtteliselt kolisid ikkagi siuke ringkonda, kus olid ikka väga palju tuttavaid ja sõpru ja kes ikka aitasid igas mõttes nagu sisse kohaneda, et ei olnud nagu tegelikult probleeme, et selles suhtes oleks mul nagu väga hästi, jah. Sa võtsid üsna kohe endale peamiseks eesmärgiks ikkagi kodused maailmameistrivõistlused või noh, siis sinu mõistes kodused ehk eelmine aasta, mis Trondheimis toimusid. Kui palju sa ikkagi samal ajal olümpia peale mõtlesid? No Peking minu jaoks oli tegelikult ikkagi Peking olümpia, et Pyeongchangi ma ei pääsenud ja Peking oli ikkagi tegelikult minu jaoks, kui ma läksin sinna esimest korda treeneritega aastal 2020 kokku saama, siis ma ütlesin ka, et need 1,5 aasta pärast on olümpia ja see on nagu eesmärk, ikka oli nagu siuke harjunud siukeste lühiajaliste eesmärkidega, siis nad vaatasid nagu otsa, kui ma näitasin oma treeningkokkuvõtteid ja asju, ütlesid, et jah, Peking on küll äge, aga kui sa tahad sportlaskarjärist midagi välja võluda, siis vaatame siin, mitte 23 oli siis juba aasta hiljem oli see MM seal, et see tuleb ka nagu liiga vara, et vaatame siis see 2025, et see Trondheim. Ja pigem oli siis nagu treenerite nii-öelda mõttekäigust see väga hästi välja lugeda, et kui rääkida nagu potentsiaalist, mis sportlasena võib-olla minus võis olla, siis oli see ikkagi esimene nii-öelda reaalne, kuhu nagu võiks hakata rihtima, et tol hetkel me rääkisime 4,5 aastast siis jah. Et sealt läks nagu käima ja pärast Pekingit oli nagu kohe selge, et okei, kui sportlaskarjäär nüüd jätkub, siis on kindlasti see, mis on see põhieesmärk ja visioon. Kas see oli selline aasta kaupa minemine või panite kohe sellise konkreetse kuni Trondheimini selle plaani paika?
kuni Pekingini oli nagu ütleme aasta, aga siis pärast seda Pekingit oli see 3 aastat oli nagu kindel plaan, et nüüd on niimoodi, et 2 aastat korralikku treenimist ja veel nii-öelda seda kaotatud aja tagasi tegemist ja siis 1 aasta tuleb nagu konkreetselt keskenduda ja panustada kvaliteedile ja nii-öelda tulemuse väljatoomisele. nii, aga jõuame nüüd Itaaliasse ja olümpiale. Sul algas mitte kõige paremini, et sa olid ise ka pettunud. Kõigepealt 38. koht, siis 28., mis tegelikult ju meie mõistes on juba suusatamises väga hea tulemus. Et enne, kui me sinna 50 kilomeetri juurde läheme, siis ikkagi kui suurt frustratsiooni see sinust tekitas see olümpia algus sinu jaoks? No see, et mitte kõige paremini ei läinud, siis see on nagu suht pehmelt öelda, sest 20 kilomeetrit oli ikkagi selline distants, kus ma näiteks eelmine aasta väga palju ei jäänudki vist 30 hulgast äkki välja tegelikult, et see aasta neid tuli ikkagi ette, et ühistartides seal väga tihe oli see konkurents päris tihti. Aga olümpial on igatepidi see natukene hõredam võrreldes MK-ga, et siis 38 kohta oli ikkagi mul selle hooaja, ma ütleks, et top 2 kõige kehvem sõit, et üks, mis oli, võib-olla saab panna seal suuskade nahka, ütleme MK-l, mis käib pika hooaja peale, üks kord ikka tuleb selline, aga reaalselt sõidu poolest oli see kindlasti kõige kehvem ja see ongi see, mis nagu kõige muserdavam on, et kas tulemus on küll üks asi, aga teine asi, kui sa tead, et sa tegid oma kõige kehvema sõidu, siis on see nagu veelgi keerulisem. Ja mis nagu eriti keeruline, et kui nagu MK nädalavahetusel, ütleme reedel läheb sõit kehvasti, siis sa saad uuesti proovida kas laupäev või pühapäev, siis seal oli see, et pidid ootama nädal aega ja said uuesti proovida. Ja kui siis ka nagu kõige paremini ei tulnud, siis pidid uuesti nädal aega ootama, et selles suhtes mul ei olnud probleemi, et see fookus ja see nii-öelda motivatsioon oli nagu kogu aeg üleval ja käisin nagu eemale trenni ka, kus olid paremad olud ja nii-öelda ootasin oma hetked, kus nagu võimalik natukenegi midagi särad oleks. No neid sportlasi, kes kohe pärast oma sooritust oskaks juba analüüsida, siis oma sõitu lahti ei ole palju ja sina oled üks neist, kes kohe on valmis analüüsima, et mis siis ikkagi juhtus. Et nüüd ikkagi, kuidas sa tuled sellega, sa oled ise öelnud ka, et ei tohi palju mõelda. Samas, kui sa oled väga hea analüüsivõimega, et kuidas sa oled õppinud ennast nii-öelda ohjama, et üle ei mõtleks? Ja see ülemõtlemine, see on selline nagu kahe otsaga asi, et üks asi, et kui sa nagu enne võistlust hakkad kõiki asju nagu liiga palju nagu otses mõttes üle mõtlema ja analüüsima, aga teine asi on see võistlusjärgne analüüs, et ma võin oma elu parima sõidu teha, aga ma analüüsin ja leian neid kohti ikka, kus ma oleks saanud paremini ja see on nagu ühtepidi hea, teistpidi halb, et see käib nagu minuga alati kaasas, et mingid analüüsid ma ikkagi suht kiiresti kohe teen, ja neid asju on nii palju treenitud, et seesama susavahetus ka, ma sain kohe aru, kus need asjad nagu ei klappinud või kus kohas ma ikkagi selgelt aeglane olen või et need mõtted nagu ütleme trenni põhjal ikkagi, mis on kogemus, ütleme üpriski palju juba, siis tegelikult need tulevad nagu üpris kiiresti välja, et kus asi, kuhu taha asi jäi. Ja läheme nüüd 50 kilomeetri klassika-maratoni juurde. Sa oled ühes intervjuus öelnud, et sul oli juba varem kogu selle päeva tegevus 5-minutise täpsusega läbi mõeldud. Millal sa omale selle plaani paika panid ja räägi, mis olid need võtmekohad, mis kindlasti see päev enne seda võistlust sa pidid ära tegema või kas see on sul tavaline, et sa teed omale nii täpse plaani võistluspäevaks? Jah, selles suhtes on see suht tavaline, aga tol hetkel ma panin nagu täitsa kirja ka, sest vahepeal ikka sihuke, kuidas ma ütlen, nagu transpordid ja kõik staadionile, et millal sa võtad selle keeli, millal sa, täpselt mis buss, et kõik see on sihuke nagu muutuvad nagu faktorid mõnes mõttes ka. Ja siis ongi, et kui ütleme, sihuke tähtsam võistlus on, et siis pigem nagu vältida seda, et kuidagi hajameelselt midagi kuskil ära unustada ja endale lisastressi ka tekitada, et mul on telefonis see olümpiapäeva memo veel olemas ka täpselt, et kuidas ma nagu hakkasid selle stardikellaajast tagasi tulema, et kõik, et millal on see keel ja millal need spordijoogid, et selles suhtes see 50 kilomeetri sõit ongi selle kohalt huvitav, et seal on see oluline ka, et võistluse lõpus hakkavad need nii-öelda eelnevad tunnid ja eelnevad päevad, et kuidas nii-öelda energiavarude täitmine või laadimine siis käinud on, et seal hakkavad need tunda andma, et 10 ja 20 kilomeetri peal seda nagu erinevust nii väga võib-olla ei täheldagi, aga 50 kilomeetri sõidus on see üpriski oluline, et need viimased ringid
et sealt võib nagu see vahe tulla, et kui ikkagi nii-öelda sein vastu tuleb seal viimastel ringidel, et siis võib ka nagu mõelda tagasi, et kas oleks saanud eelnevad päevad paremini kuidagi toituda või vedelikku tarbida ja et sellepärast ma nagu 50 kilomeetri sõitudes olengi nagu üritanud ikkagi väga nagu pingsalt oma sükest graafikut jälgida, jah. No mina pole küll sportlane ja nii detailset päevaplaani ei pea tegema, aga ikkagi Itaalias oli ka meil päevaplaanid paigas, aga seal endast sõltumata faktorid seda plaani tihti häirisid ja ma ei tea, mitme tunni jagu me pidime neid busse seal kokku ootama, et kas sul see päev kõik läks sinu graafiku järgi? Ja ei selles suhtes, et seal bussid hilinesid küll, aga noh, mul oligi arvestatud, et ma võtan pigem selle natuke varasema bussi, mis lõpuks jäigi hiljaks ja jõudis siis nagu enam-vähem sellisel ajal, mida ma tahtsingi, et ta jõuaks nagu originaalplaani järgi. Et noh, sihuke väike varufaktor on nagu alati sees või sihuke reserv, et kui lähed juba viimasel minutil ja siis need nii-öelda errorid või tagasilöögid seal kuskil endast sõltumata tulevad, et siis need annavad nagu rohkem tunda juba, jah. No sa ütlesid välja enne olümpiat, et sinu jaoks oleks medal, kui sa tuleksid esikümnesse. Sinna sa kahjuks ei jõudnud, aga 15. koht siiski. Räägime natuke sellest sõidust endast. Kui palju sul oli üldse mingi plaan juba peas paigas, ma ei tea, tempo mõttes, kõik see? Räägi jah sõidust lähemalt. No tempo mõttes oli tegelikult selge, et see võistlus oli laupäeval, siis kas esmaspäev või teisipäev ma käisin seal üleval passolavat sees, nagu kõrgemal oli trennis, seal olid väga head olud ja siis ma sõitsin koos Martin Löfström-Nüengega, kes siis lõpuks oli see tempomeister ja noh, nii-öelda muu maailma esimene, et siis Kläbo järel nii-öelda oli parim mitte siis nii-öelda, kes kõik võidab. Aga temaga oli nagu kohe selge, et ta ütles, et Ivo Niskanen tuli tema juurde Oberhofi MK-l juba ja küsis, et kuidas me seda 50 ikkagi lahendame, et neil koos on vaja tempot teha, aga noh, Ivo jäi lõpuks küll haigeks ja siis jäingi Nüegene ju ise nagu nii-öelda selleks tempomeistriks, et see oli tegelikult algusest peale teada, et kuidas see minema läheb ja nii ta läkski, et ega 2 minuti peal oli juba Nüenge teistelt natuke eest ära sõitnud, aga seal laskumist olid hästi suured libisemisvahed, et siis jooksis ikkagi üsna kiiresti kokku, aga tempo läks kohe peale ja seda nagu oligi eeldada ja seda ma arvan, et ma olen kõik nagu igasugust erinevaid variante mõelnud välja, et kuidas see 50 võib minna, siis 80% juhtudest ma olen arvestanud sellega, et see läheb algusest ikkagi väga kõva tempoga minema, jah. Ja nüüd ka Itaalias sa juba alguses said aru, et vist sinna esikümnesse asja pole või kuidas sellega oli? No tegelikult oli see, et ma enne starti, need olud olid hästi-hästi keerulised tegelikult selle koha pealt, et just paar päeva enne oli uut lund tulnud ehk siis määrimise koha pealt ja ma enne starti veel küsisin endale seda kangemat kliistrit juurde ja kui sealt esimesed 5 minutit läks tõusu, siis täitsa ausalt, mul oligi selline tunne, et täna ma olen kindlalt 10 hulgas ja kui esimese laskumisse läksid, siis ma vaatasin, et täna parimal juhul 30 hulgas, et võib-olla 40-50, et see nagu viimase hetke sihuke ise nagu enda otsuse tegemine, mis seal natukene kõhklesin, siis see mõnes mõttes ikkagi maksis kätte alguses, aga teistpidi oli see, et sõidu lõpus see oli kindlasti jällegi boonuseks. Et absoluutselt ei panegi nagu selle taha, aga lihtsalt nagu näidata, milline nagu lähenemine sellel võistlusel oli, et seal oli nagu väga siuksed muutuvad olud, mis ei tähendanud, et üks variant on kindlasti parem ja töötab lõpuni, vaid võis olla nagu selline, et kes pidi algul natuke lõivu maksma, kes lõpupoole, et minul oli nagu kindlasti see, et alguses maksin lõivu ja lõpus nagu pigem see suuskade pool toimis nagu selgelt paremini ja sealt ikkagi oli võimalik nagu ülespoole tõusta, et kunagi ei tea, kuidas see oleks võinud ka teistpidi minna, et võib-olla oleks koht kehvem olnud, võib-olla oleks natuke parem olnud, aga igatahes tunde poolest ma sain kohe aru, et siit tegelikult tunde poolest võiks nagu väga hästi sõita. No seda enam, et sul ikkagi korra oli juba tunne, et seal 30. kohad, et lõpuks 15. koht, sa küll enda välja öeldud eesmärki ei täitnud ega sellegipoolest kõva tulemus, et nüüd, kui on juba omajagu aega möödas, et kas sa pidid kuidagi sellega rahu tegema või sa ikkagi, mis hinde sa sellele maratonile paned? See maratonine on kindlasti sihuke tugev 4, et 4+, et sihuke kirst tordil võib-olla jäi puudu, aga ütleme, et see rahulolu pigem nagu pakkus selles suhtes, et neid
tiitlivõistlustest ka või tiitlivõistlustel, et just ka eelmine aasta Trondheimis, et tegelikult ma olin juba poole MM-i pealt haige ja kuidagi sinna võitlesin sinna 50-ni välja ja võitlesin ennast sinna 19-ndaks ka veel. Ja pigem ma olen tegelikult vabatehnikas ikkagi parem olnud. Seda oli ka nagu see aasta tegelikult Holmenkollenis näha 50-s. Aga pigem oli see nagu rahulolu selles just, et nagu üks tiitlivõistlus, mis tegelikult nagu ikkagi tuli nagu ütleme numbri poolest või resultaadi poolest tuli ikkagi hooaja parim sõit, et sellist asja pole nagu tegelikult olnud, et tavaliselt kuskil ikkagi need tiitlivõistlused millegi tõttu või kuidagi ikkagi mööda on pandud või ei ole nagu üldse klappinud, et see nagu pakkus selles suhtes ikkagi rahulolu, et see mingis mõttes see töö sai nagu vilja kantud, et arvestades, et kui jällegi kerime selle aja tagasi 2020, et kui üks kodune Otepää MK-etapp välja jätta, siis ma ei olnud kunagi 60 hulgaski olnud, et kuhu tegelikult ütleme siis jah, 6 aastaga sai nagu välja jõuda. No spordiajakirjanikul ikka meeldib küsida, et mis kohta siis ootad või et mis tulemust sa tegema lähed ja sa oled üks neist, kes alati väga konkreetselt vastab ka, et sul on väga selged eesmärgid sõnastatud. Kas sa oled vahel kahetsenud ka, et no miks ma pidin valju häälega välja ütlema? Ei, seda ma kindlasti kahetsenud pole, sest ma tean, ütleme kõik testtreeningud, kõik siuke võimekuse testid, et ma tean, milleks ma võimeline olen ja sinna ma tahan jõuda, mis tähendabki seda, et kui ma sinna ei jõua, siis ma ei ole ise piisavalt hästi ikkagi teinud neid asju. Et kõik need tulemused on öeldud tegelikult ikkagi mitte nagu puusalt, vaid millegi ajendil. Ja see ongi siuke nagu realistlik, kõrge eesmärk, mis ongi nagu, ma ütlen sportlase puhul tegelikult, ma ütleks, võib-olla peakski olema selline, et siuke kõrge eesmärk, aga et sinna on ikkagi realistlik jõuda. Ja ma arvan, et need eesmärgid, mis ma olen öelnud, siis tegelikult ma ise näen küll, et see eeldab asjade väga head õnnestumist, aga ei ole nagu utoopia. Vähemalt minu arvamus on selline, eks kõigil on endal, ise näevad seda võib-olla teistmoodi. No sa oled nüüd väga sujuvalt, mitte märkamatult, aga sujuvalt siin viimase 2 aastaga meie murdmaa koondise esinumbriks tõusnud, et kas on sulle mingi koorma ka õlgadele pannud või kuidas sa tunned? Ei ütleks tegelikult, aga eks ütleme, et kui tiitlivõistlused, ütleme kuni sinna 50-ni olid ikkagi kõik distantsid olid pigem kahvatud, et äkki oligi minu 28. koht võib-olla oli parim, et siis tegelikult võib-olla sellisel hetkel küll tunned, et kui nagu oled pigem neid parimaid tulemusi sõitnud koondisest ja lõpuks on nagu kõikide tulemused on kehvad, siis ikkagi see vastutus nagu mingis mõttes siukse parema ja ilusama tulemuse nimel on võib-olla kõige rohkem minu õlul selle koha pealt, et vastavalt ootustele minnakse ka olümpiale nagu nii-öelda siis fännide poolt ja või öelda siis nii-öelda üldsuse poolt, et kui need tulemused ei õnnestu, siis on see inimene, kes senimaani kõige paremaid tulemusi näidanud, see nii-öelda suurim patuoinas võib-olla, et eks selliseid kohti ikka on, aga üldises mõttes võib-olla suuremas plaanis seda koormat küll nagu ei ole. No sina tegid kunagi selle otsuse minna Norra treenima, väga selged eesmärgid endale seadsid, sa ei pea nimesid välja tooma, kui palju sa näed meie Eesti koondislaste puhul, et võiksid selle järgmise sammu astuda, kui palju jääb asi julguse taha? Ma arvan, et seal on enamikel juhtudel ei olegi asi võib-olla julguse taga, vaid see on nagu ütleme puht sihuke logistilised, finantsilised küsimused rohkem, mis seda võib-olla ka määravad, et mina tulin ka Norra niimoodi, et ma tegin ikkagi suhteliselt tugeva kohaga treeneritööd ja samaaegselt ka tegelikult kooli, et kindlasti oleks väga raske olnud ainult sportlasena tulla ja ilma nii-öelda siis kõiksugu õppestipendiumid või treeneritöö tasu, et tegelikult eks see finants nagu määrab päris palju ära, et ma arvan, et see on samamoodi, mis nagu üks sihuke takistus võib olla, ütleme noorsportlasele eriti. Aga kindlasti on samamoodi ka julgus ja see kättevõtmine ja see nii-öelda otsuse tegemine, et kuidas nagu edasi minna, see on ka kindlasti määraja, jah. No ma olen aru saanud, et järgmine aasta maailmameistrivõistlustel me näeme sind kindlasti, kui kõik läheb hästi. Aga sa oled ka öelnud, et sa siiski näed ka pikemat plaani, et kas sa oled juba ka selle endale sõnastanud, tahad sa seda jagada? Ei, selles suhtes ma ei ole mingeid otsuseid teinud, aga eks ta sihuke
noh, 1 kuni 4 aastat see plaan nagu võiks olla, et kuidas need asjad lähevad ja mingis mõttes on ta ikkagi nagu aastakaupa ka, et kui ikkagi asjad üldse ei suju, siis sellist 5-6 aastast projekti mul ei ole ja kui ütleme, et kui juba mingi taseme oled nagu saavutanud, et siit on nagu üldiselt ikkagi ka väga raske ka edasi liikuda, et mida lähemale tipule jõuad, seda keerulisemaks see kõik läheb. Et nüüd ongi see aeg, kus nagu tuleb treeningutes ka midagi uut proovida ja proovida leida see väike stiimul, mis võiks veel nagu tulla või tuua arengut. Et see, kuidas see minema hakkab, see on ikkagi nagu mingis mõttes aasta-aastalt protsess, et seda ei julge lubada, et mind 4 aasta pärast olümpial näeb, aga see kindlasti ei ole ka võimatu, et mingis mõttes see kindlasti peas on, aga see ei ole selline nagu Trondheimi või Milano kindel, et 0-4 sinna ma pean jõudma, seal ma pean tulemuse tegema. Et pigem on see natuke nagu edasi jooksev protsess, mis ei tähenda, et see lühiajaline plaan oleks, et plaan on ikka pikaajalisem, aga natukene peab vaatama, et kuidas see kõik minema hakkab ja kas siit leiab veel väikse arengusammu koha. No sa oled jah öelnud, et praegu ikkagi need aastad, see treeningmetoodika on olnud üsna ühte auku ja nüüd tahaksid neid muutusi, et mis need muutused sinu jaoks oleksid, võiks juba saad sa midagi jagada või natuke räägi sellest treeningmetoodikast, jah? See on tõesti praegult nii algusjärgus, et esiteks ma üritan leida natukene niisugust nii-öelda igapäevast treeningut mingi tiimi või siis nii-öelda jah, ütleme mingi pundiga koos, et päris palju on olnud seda üksinda tegemist, et oligi, see plaan oli nagu nii konkreetne ja nii nagu kindel need kõik viimased 4-5 aastat tegelikult, et kindel nii-öelda eesmärk, mida me nagu saavutada tahtsime, et just eriti selle 50 kilomeetri suunitlusega, et siis see jäi nagu päris sükseks üksluiseks, mitte üksluiseks nagu treeningu mõttes, aga siis nii-öelda üksinda pusimiseks mõnes mõttes, et nüüd nagu tahaks mingis mõttes nagu värskendus sellele, ja muuta seda nagu konkreetset treeningi ülesehitust, seda süsteemi, mida on siis tehtud alates 2020 aasta nüüd juba. Et iga asi ikkagi ammendab ennast ja see oli tegelikult ka küsimuse koht eelmine aasta meil treeneriga, aga siis leidsime veel mingeid väikseid siukseid muutuseid, mida veel praktiseerida ja loota selle pealt nii-öelda väikest edasiminekut, mida natuke kriitilisema pilguga vaadates siis võib-olla ikkagi sellest hooajast ei leia. No sa mainisid siin pundis treenimist, ilmselt sa oled kursis, et Kristjan Ilves tuleb ka kohe Lillehammerisse, et näed, et võiksid temaga korra Murmarajale koos trenni minna? Ei, selliseid kindlasti võib teha, aga eks spordiala on ikkagi piisavalt erinev, et pikemat ja süsteemaalsemat plaani on kindlasti raske teha koos. Alvar, aitäh sulle. Ma nüüd vaatan, kas meil on saalis ka küsimusi. Nii, üks küsimus on, ma arvan, et sa võid äkki siia tulla või kas sa kuuled, kui saalis keegi räägib? Proovime. Kas äkki Norras kui selline pööratakse juba rohkem tähelepanu ka selles suhtes, et kuidas ehitada üles need mustad ja mahutreeningud? Et kas on sealt nagu sporditeaduse alles hakkab uurima? Küsimus on nii-öelda jah, selles suhtes, et kas Norras nii-öelda seesmisel, et kui te teete neid 80% neid suure mahutreeninguid, kas te lähenete mingil viisil andmepõhiselt, et jah, täna 30 kilomeetrit sellise pulsiga, homme nüüd hoopiski 25 kilomeetrit ja vot sellise pulsiga. Kas on mingisugused konkreetsed treeningi eesmärgid või see tuleb niimoodi natuke ikkagi nagu imelik öeldagi nipsust? No ma loodan, et ma sain enam küsimusest õigesti aru, et kui ei saanud, siis pärast vaatame üle. Aga mis ma ütleks, et mis see nagu mahutrennide, ma ütleks, et kõige suurem kvaliteedimääraja on ikkagi tegelikult tehnika. Et mida nagu eriti palju jälgitakse ja mida ma olen nagu ka viimased aastad hästi palju rohkem fookus pannud on, et ise vahet ei ole, kas see mahutreening nii-öelda on 2 tundi, 3 tundi või 4 tundi, et tegelikult see tehnika fookus peab püsima nagu lõpuni. Ja pigem on nagu see efekt, et kui sa tunned, et seal 3 tunni pealt juba tõesti nagu lihas on tegelikult juba väsinud ja tehnika hakkab ära vajuma, et siis ei olegi seda nagu nii-öelda vägisi 4 tunni või mis iganes see plaan võis olla, et seda surumist.
et ma ütleks, et seal on pigem nagu selline, et kui sul ikkagi, kui see tehnika fookus on ikkagi peal, siis seda nagu maksimaalselt keskenduda maksimaalse pika aja vältel. Ja kui see nagu mingi hetk ära kaob, et siis ei olegi see, et nii-öelda väga kehva või ebakvaliteetse tehnikaga seda viimaseid neid tunde taga ajada. Ja võib-olla ühe teise asjana, mis ma nagu tooks, et nüüd on see, mida Norras hästi palju tehakse, on tegelikult selle nii-öelda mahutreeningu arvelt tehakse seda low threshold one'i ehk siis meie mõttes, mis oli vist oli EV1, et muidu nagu sellist tsooni nagu väga palju ei praktiseeritud, aga tehakse nagu õhtuti enne intervalltrenne, tehakse sellised 30-40 minutilised, kus sõidetaksegi maksimum 2,2 laktaadiga ja see on niisugune madal nagu võistluskiirus, et seda nagu võetakse tegelikult nüüd nii-öelda puhtalt selle lihtsalt pikkade rahulike trennide arvelt kasutatakse hästi palju, et teha päev enne tõsisemat intervalltrenni. Et selliseid niisuguseid võistluskiirusele lähemaid või lähedasemaid trenne on nagu hästi palju sisse toodud tegelikult. Tšau, Alvar. Ma tahtsin küsida, et kumb oli sinu jaoks sellisem suurem muutus, kas USA-sse minek või Norra minek või oskad sa üldse neid kuidagi nii-öelda järjekorda panna? Kindlasti USA-sse minek, et see oli nii-öelda heas mõttes ikkagi kultuurishokk, et sealt nagu läks tegelikult kogu see rongi nagu minu jaoks täiesti teistpidi liikuma, et USA oli väga tugev ajend tegelikult kogu sellele treeningprotsessile Norras, et kuigi see muutus tuli Norras ka suur, et oled ise käinud, tead, et see kooli ja spordi nii-öelda kooskõlastamine USA-s on, kooli see osakaal on ikkagi väga suur, et sa ei saa ikkagi olla nagu täis tippsportlane, aga sa saad ikkagi väga kvaliteetselt ja hästi treenida. Et ütleme, et ma ütleks, et see oli nagu, see pani kogu selle protsessi teistpidi käima ja lihtsalt üks suur samm nagu tippspordi suunas oli veel edasi, ütleme see Norra tulek. Ja, aitäh. Kas keegi soovib veel tulla siia ette, esitada paar küsimust? Allar Raja tahab tulla. Tervitus. Tervitus. Mina olen sõudja taustaga ja ma mõtlen, kas sa oled kokku puutunud seal ka mingil kujul mõnede muu spordialade, vastupidav spordialade esindajatega, näiteks sõudjatega mingil kujul Norras? Minimaalselt, aga mitte väga lähedalt ja mitte väga detailselt selliseid treeningprotsessi arutades. Ja siit edasi tundub, et Norra suusatamine on globaalselt nagu totaalne number 1. Ja mul on kahtlane aimdus, et teised spordialad, vastupidav spordialad lõikavad sealt nagu vilju. Ja mõtlengi, et Norra sõudjad on ka tegelikult tulnud hästi stabiilsed tippu ja kui need tippu tulevad, siis on hästi stabiilsed püsivad seal. Et kas sa näed, et Norras sellisel kujul nagu jagatakse seda know-how'd suusatamisest väljapoole ka, et nagu sa ütlesid, et tehakse sellist uut lähenemist, et võistluskiirusele lähema tehnilise sooritusega siis treeninguid pikitakse sisse, samal ajal mitte kurnatust tekitades, aga võistluskiirusega kohanedes või sinna lähemale minnes, et kas sellist koostööd sulle tundub, et tehakse, näed sa mingisuguseid märke ja kas see on nagu moment, mida võiks Eesti ka kaasa mõelda? No selle tegelikult ühesõnaline vastus on olümpiatoppen, et tegelikult kogu see, ütleme, nende siis nii-öelda see tipp, mis tahes alal on tegelikult ikkagi selle nii-öelda olümpiatoppeni selle vihmavarju all või nii-öelda selle katuse all, et seal see infovahetus käib ikkagi väga tugevalt. Ja näiteks tegelikult ka ilmselt sinu kunagine konkurent Olav Tufte, et tema on ka tegelikult, kes ikkagi suusa peal ikkagi päris omajagu minu teada liigub ja et see taust on ikkagi temal nagu suusakaavalt olemas. Aga ma tooks võib-olla isegi parema näite, et ühtepidi see suusatamine nagu juhib ja domineerib siin, siis teistpidi üks hea näide on kohe jooksumaailmast, mida kasutavad suusatajad väga palju praegu on see double threshold ehk siis see topelt intervallide päev, mis
tuleb ikkagi väga tugevalt või siis ikkagi täielikult tegelikult Ingebrigtsenit treeningmeetodist. Et see on nagu toodud täielikult üle siis murdmaasse, et see on väga populaarseks ja ma ütleks, et üks võib-olla kõige suuremaid muutuseid siin viimaste aastate jooksul, et mida tehakse, võetakse siis jooksut vastupidi siis murdmaasse üle. Ja siin pärast seda Pekingit oli ka Niels van der Poeli treeningmeetodid, mis ei olnud küll nagu Norra siseselt, et see on juba nagu väljaspoolt, aga et neid asju tegelikult võetakse kas rattamaailmast või muudelt spordialadelt, et ikka murdmaasse nagu väga palju juurde. Et mis see Norra nagu see pluss on lihtsalt see, et kui siin pea 2 nädalat tagasi olid Norra meistrivõistlused, siis stardis oli 900 võistlejat. Et see kandepind on nii suur, neid katsetajaid, neid testijaid on nii palju, et lõpuks ongi see, et see nii-öelda see andmebaas tekib nii kõva suusatajatelt, mida ongi lihtsalt teistel spordialadel samamoodi hea ära kasutada. Aga ega suusatajad saavad need samamoodi ka teistel spordialadel. Et see, ma arvan, et kui tagasi tulla see esimese nagu vastuse juurde, siis see olümpiatoppen on selline, mis tegelikult seda infot väga hästi vahendab spordialade vahel. Et kus midagi toiminud on ja kus mida katsetatakse, saadakse ka teise spordialasse edasi kohe praktiseerima panna. Ehk siis olümpiatoppen tsentraalselt kuidagi juhib ja haldab seda sporditeadusega kaasnevat alade arendamist. Just. Just, et seal on tegelikult hästi palju neil selliseid standardteste, mida teevad nagu erinevad spordialad ka, et neil on nagu ka tegelikult ühtne võrdlus olemas seal a la siis üldfüüsiline vastupidavus või jõunäitajatega, et siis neil on nagu tegelikult näha, et millised, ütleme, spordialad, millistes elementides domineerivad ja ka siis vastavalt, et mida nagu vaja treenida on ja mis need nõrgad küljed on teatud sportlastel või teatud spordialadel, kus neil on ikkagi võimalik ka nii-öelda edasi areneda ja mingit arengu nii-öelda punkti leida. Kui tohib, ma jätaks veel. Et teadust teevad tihtilugu ülikoolid ja ülikoolid juures olevad siis kehakultuuri teaduskond või erinevad teaduskonnad on biomehaanika, on testimine, funktsionaalne testimine, võimekuse testimine, et mismoodi Norras on see nagu, siis võib-olla sa ei tea täpselt detaile, aga mismoodi on suudetud siis nii-öelda tsentraalseks tuua, et need keskused, mis testivad või nad julgevad oma know-how'd või annavad oma know-how'd siis olümpiatoppenisse või siis teevad oma mingi praksise või filiaali sinna? Ja, no olümpiatoppeniga on see, et nende need keskused ongi jaotatud tegelikult ära üle Norra, et ma tean, et seal on Oslo, seal lääne pool on, ma ei tea, kas ta on Bergenis või kuskil, siis on Lillehammeris, on Trondheimis ja Põhja-Norras vist on ka. Ja näiteks Lillehammeri näitel ma oskan kohe öelda, et Lillehammeri ülikool ise koostöös olümpiatoppeniga siis on väga paljude nii-öelda testide tegelikult sooritajad, et ma arvan, et võib-olla väga palju seda sporditeaduse kirjandust on ka mitmete professorite ja ülikooli nii-öelda jõudude poolt tehtud teadustööd tegelikult, mis on siinsamas Lillehammeri ülikoolis tehtud, et just viimaste aastatel on hästi palju nende süsivesikute tarbimise ja nii-öelda võimekuse kohta testitud, ehk siis nagu see koostöö, et olümpiatoppen ja see ülikool on tegelikult siin väga-väga tihedalt omavahel seotud, et just Lillehammeri näitel, et Oslos ma nii täpselt isegi ei tea, aga Lillehammeris on küll, et üks suurimaid nii-öelda testimise keskuseid ja laboreid, kus seesama suusatajate mass siis käibki, et nad on nädalaid või kuid on mingi ülisuure süsivesikute koguse peal ja siis vastavalt kõik, mis näitajad seal üritatakse leida, et mis tooted nagu nii-öelda on suuremas koguses seeditavad kõhule, mis on väiksemas koguses ja sealt see info läheb tegelikult väga käima ja olümpiatoppen nii-öelda on ju tegelikult mingis mõttes selle testimise nii-öelda omanik ja nendele see info jõuab, mis läheb ka edasi siis kogu sellesse nii-öelda kõik, mis seal olümpiatoppeni hallatavad spordid ja spordialad ja sportlased on tegelikult. Ehk siis seal on kõva järjekord, kus neid süsivesikuid testitakse, et kogu aeg nädal aega peab täis olema. Eelmine aasta juunis oligi kusjuures niimoodi, et üks mul sõber, kes on ka Norra koondisesse ei pääse, aga ütleme väga, vist äkki juuniorite võib-olla maailmameister isegi võib-olla, aga oli samamoodi, et kirjutasin, et kas lähme trenni. Ta ütles, et ta ei saa, et tal on nädal aega hästi detailne treeningplaan, et tal on vaja käia lindi peal seal testimas süsivesikute koguseid ja siis kodus samamoodi ja need pikad trennid, et oligi hästi detailne plaan, see oli juunikuus.
et hooaja alguses, kus nii-öelda ja need sportlased tiimis ka omavahel väga palju ei treeninud, sest neile pandi erinevad nii-öelda treeningprogrammid ja vastavalt sellele siis analüüsiti, et kus see mõju nagu suurem on. Et see töö nagu käib väga-väga detailselt ja pingsalt. Aga huvitav on see, et üsna palju sellest infost jõuab ka nii-öelda eestlasteni, kes sinna nagu tiimi ennast kuidagi suudavad kombineerida, et ei ole sellist salatsemist või ikkagi on mingi asi, et kuule selle koosoleku teeme nüüd ilma sinuta. Mina täitsa ausalt siiralt ütlen, et ma Norras ei ole nagu sellist olukorda kohanud, kus oleks nagu tõesti see, et seda infot me hoiame endale, et nad on tegelikult ikkagi väga avatud. Et seda infot nad ikkagi jagavad üpriski lahkelt. Aitäh! Jõudu! Sulle. Tarvis. Kristo Topper tuleb ka nüüd siia kohale. Nii. Nii, tere Alvar! Tervist! See on nii hea teema, ma lihtsalt pean kasutama seda võimalust, et kuna me oleme nüüd juba üle poole aasta üritanud kokku panna samamoodi seda Eesti Teadus-Arenduskeskuse projekti, Marit Jukk meil sellega tegeleb, räägime ka ülikoolidega. Kui sina nüüd täna arvestama peab, et ressursid on täiesti erinevad, need, mis on Norras ja need, mis on Eestis. Aga kui sa nüüd mõtled selle peale, mida sina oled siis Olümpiatoppeniga koostöös teinud või teie tiim on koostöös teinud, et kus sina alustaksid, et mis oleks need nagu esimesed asjad, mis tuleks Eestis ära teha, sest selge on see, et viitekeskust üle Eesti kohe ei ehita. Ma olen näinud seda Olümpiatoppeni uue maja plaani ja kõiki neid asju, aga kus sa pihta hakkaksid, mis oleks need, kas need oleks mingisugune ühine testimisloogika, ühine andmebaas, ühised koosolemised hoopis, millele sa esimesena rõhu pööraksid? No jah, viitetestikeskust ütleme Eestisse ei olegi mõtet teha, et piisavalt väike maa-ala, et 1-2 seal tegelikult on juba kindlasti väga piisav. Ja ma ei oska vaata selliseid, need on sellised rohkem logistilised ja finantsist sõltuvad nagu küsimused, et selles ma kindlasti kõige ekspert ei ole, aga mida ma nagu enda kogemusest võtan, siis kõiksugu, mis on nagu data või siis nii-öelda see andmebaas, mis on standardtestimised, mida rohkem infot, mida rohkem testimisi, kas me räägime siin sportliku võimekuse või suuskade testimisest, siis mida ma nagu Norra poolt alati kuulen, et mida rohkem testimisi, mida rohkem infot, seda suuremaid järeldusi ja nagu nii-öelda mustreid sealt ikkagi välja lugeda saab. Et sellised standardtestimised, ma arvan, et mida siis kindlasti kas spetsiifiliselt mingil ühel alal või siis vastupidavusalade puhul võib-olla sellisest standardsemast nagu lähenemisest, mida võib-olla ikkagi sportlased nagu ikkagi stabiilselt rakendavad. Et see on üks asi, mida ma näiteks ise olen siin kindlasti teinud, et iga kuu on 2 kindlat testi. Et sellepärast ma olen lennanud Eestist Oslosse nädal varem, kui mul plaanitud oli ja sõidan siit samamoodi, et need on nagu need siuksed püha asjad, mida ma nagu alati kindlasti teen. Sest iga see nagu sisestus sinna andmebaasi annab nagu tugevama nii-öelda põhja, mille põhjal nagu üldse neid järeldusi teha ja analüüsi nii-öelda võimekust. Et mida vähem näiteid ja mida vähem andmeid, seda tegelikult mõnes mõttes see kirjuma või nagu nõrgem see kogu see visioon on. Et ma arvan, et see on nagu üks asi, millega kindlasti Norra hästi palju ees on, et kõiksugused testimised ja mõõtmised. Kas sinul ja sinu tiimil on sellesse andmebaasi pidev ligipääs või pead sa selleks minema Olümpiatoppenisse? See on nagu üks koht, kus Olümpiatoppen on tegelikult ka Norra siseselt, pigem nagu see andmeprivaatsus on tegelikult seal ikkagi olemas, et see ei ole niimoodi, et tavainimene kuskil logib kontoga sisse ja näeb neid tulemusi. Et see on ikkagi mingid treenerite või mingit testi läbiviijate või professorite ikkagi hallata ja see info liigub nagu nende vaheliselt, et see ei ole päris nii, et mina näen siin Kläbo või kellegi teise mingeid andmeid, et ilmselgelt see, andmeprivaatsus on seal ikkagi aktuaalne, et päris sükest nagu kõigile kättesaadavat infot seal ikkagi ei ole. Et minul on nagu, eratreeninglabor, kus need testimised on, et seal ma nagu nii-öelda kaudselt saan infot, et
mis kiiruste, mis tõusunurkadega ma peaks sõitma, kui ma tahan ikkagi medalist saada või 10 hulka, et selline kaudne info mul tuleb, aga niisugust paberi peal või nii-öelda selliseid asju ma ikkagi päris ikkagi ei näe, et see on ikkagi natuke ikkagi kaitstud. aitäh. soovib veel keegi tulla? Siis on vist kõik. Neinar, soovid sa Alveriga pilti teha? Kohe tuleb ette, jah. Tulebki pilt või? Ma ei tea, kas ma saan kuidagi Alvari suuremaks teha, et... Ma tahan sulle pudelid näidata. Ahaa. Meil on traditsioon vana Kreeka kombe kohaselt esinejale ja väga heale esinejale, nagu sa täna ka olid. Ja see pudel jääb siis sind ootama siia Olümpiaakadeemia kontorisse, et sul on põhjust siia tulla siis pudeli järgi. Aga tänud veel kord sulle ja kõik teevad aplausi ka veel korra.